tööd teha. Saame täna kokku Elepkordiga. Nende ruumid on üürile anda. Ja kuna ma neid juba mõnda aega esindan, siis klientidega peab ikka vahepeal kokku saama ja rääkima, kuidas asjad tegelikult lähevad. Paneme oma auto ka parkima, siis on mugav. Siin on mõnus söögikoht. Ja siin on mugavalt mitmed liftid, nii et sisuliselt lifti järjekorras ootama tavaliselt ei pea, väga kiirelt saab sõita. Nagu naksti olemegi 6. korrusel ja millised vaated siit juba avanevad. No nii. Siin on mõnus ühine kokkusaamis chilliruum. Saab teha online koosolekuid või niisama tiimiüritusi teha. Siit siis selline vaade ka raudtee katusele, aga kaugemalt näeb isegi killuke sinist merd. Kabinetid on siin mõnusasti ära jahutatud koridori peal. Sisenedes on selline avatud garderoob. Korralik nõupidamiste ruum. Valgustus on liikumisanduritega siin seatud, nii et üsna mugav. Niisama elektri raiskamist ei toimu. Siin on ilusubane sööginurk. Korralik prügi sorteerimine. Ja kui on keegi selline aktiivsem, soovib jalgrattal näiteks tööl käia, siis on siin ka olemas duširuum. Päris mugav. Kabinetid jaotuvad siin kenasti sellise kaare koridori peale, aga siin on eraldi tualetid. Ja millised suurepärased vaated siin on. Lemmikut täna ei ole, aga koht juba ootab teda. Siin on tegelikult veel töökohad, nii et vajadusel saab neid töökohti siia juurde luua. Niisiis, selline mugav keskkond, mida on võimalik nende seinade eemaldamisel kasutada mõnusalt avatud töökeskkonnaga või siis kuidagi natuke rohkem tsoneerida. Kui kogu pakkumine võiks huvi pakkuda, lepi kokku kohtumine, tule vaata üle, et ruume jagub siin siis ümmarguselt kogu pinna puhul 45 inimesele või siis kui pool sellest äripinnast tükeldad, siis seal tagant otsast oleks 25 inimest ja need üldpinnad ühiskasutuses, sellised tükeldamise võimalused. No nii, seekord siis kohtumine tehtud, kõik info update'itud. Muideks parkimisega on siin majas ka väga hästi. Parkimine on siis maja ees, suur parkla klientidele ja maja taga on suur parkimismaja. Lisaks on üsna mugav see, et siin on parkimine koos autode laadimisega ja maja taga parkimismajas on samamoodi võimalik autosid laadida.